Ja nüüd lubage konverentsil jätkuda ja ma loeks ette teile ühe petserimaalase pöördumise. Petserimaalane palub ennast jätta anonüümseks, aga selles tekstis on ka kirjas, miks ta seda palub. Nii et ma alustan. Petserimaa on minu kodu. Petserimaa inimese pöördumine. Petserimaalasena oskasin vastata väga paljudele küsimustele Petserimaa kohta. Ent ei mõista küll öelda, miks Eesti Vabariigi valitsused pöörasid selja meie maa ning siin elavate või siin elanud inimeste poole. Aina vähemaks jääb Petserimaast huvi tundvaid inimesi. Hirmutavalt kasvab ükskõiksus oma väikselt maalt ära krahmatud maa-alade suhtes. Kui paljukest teab neist aladest inimene, kes ei tegele poliitikaga, ent loeb lehti ja vaatab telerit, jälgib Eesti meediat. Ta ei tea ju midagi meie okupeeritud aladest. Olen petserimaalane ega soovi enam kuulda, et mind setoks kutsutakse, sest viimasel paaril aastakümnel on setotamisega Eesti üldsus nimme pandud unustama Petserit ja Petserimaad. Petserimaa oli sajandeid varem olemas kui see niinimetatud Setomaa. Inimesed, keda ei meenutata enam, on surnud. Paikkonnad, mida ei kajastata ja ei tunta, on surnud. Mu Petserimaa ei ole ju surnud, ent paljude eestlaste mälust on ta kadunud. Täpsemalt öeldes oma inimeste poolt ära kaotatud. Petseri on vaja eestlaste mällu tagasi tuua. Miks on seda teha nii raske? Kõige suurem häda on selles, et nimelt Eesti riigi omad valitsused pole võtnud mureks taastada ajalooline, juriidiline ning rahvusvaheline õiguslikkus, taastada Eesti terviklikkus. Sellisest käegalöömispoliitikast tuleb otsustavalt lahti öelda. Kui seda praegu füüsiliselt teha ei saa, siis ometi saame Eesti terviklikkuse eest seista vaimselt, moraalselt püstipäi, mitte longuspäi suure naabri suunas. Kas Eesti televisioon näitab terviklikku Eesti kaarti kas või ilma uudistes? Kas meie meedia kõneleb Petserimaast? Kahjuks mitte, aga miks? Sellise vaikimise tõttu ei tea suurem osa Eestimaa inimestest, et teisel pool kontrolljoont Petseri rajoonis elab 1/3 rahvast kui õigusjärgsed Eesti Vabariigi kodanikud. Kes teab, et Petseri rajoonis asub 12 Petserimaa eestlaste kalmistut ning Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi poolses osas poole vähem, 6. Ilma meie eestimaalaste süüta on meilt ära krahmatud Saaremaa suurune tükk maad, mis meile kuulub. Ning me laseme pea lihtsalt longu ja hoiame suu kinni. On see siis iseseisva Eesti suhtumine oma maasse? Teine, igapäevane häda tuleneb sellest samast valitsuse tegevusetusest. Näiteks see häda, et oma põlisele kodumaale minek on tehtud inimestele äärmiselt raskeks. Meile eestlastele on seal ikkagi veel kinnisvara, on sugulased, on meie kogudused, kus meid ristiti. On tunda, et Eesti Vabariigi Välisministeerium ei liiguta sõrmegi, et eestlaste ülekäik Petserimaale lihtsustuks.
Vene survel on see muutunud aina raskemaks, ent millega tegeleb meie Välisministeerium oma kodanike kaitseks? 20 aastat on kõneldud kontrolljoone äärsest lihtsast ülekäigust 30 kilomeetrit kummalegi poole, ent jutu mulinaks on see ametnike mugavuse tõttu siiani jäänud. Vene pool piiras hiljuti ka Petserimaale viidava koorma kaalu. Kui varem oli see 35 kilo, siis nüüd on see vaid 25 kilo. Kui mu majale või suvilale viidav aken kaalub üle 25 kilo, siis maksad igalt lisakilolt 4 eurot. Jah, ja jälle uued piirangud meie armsa naabri poolt. Iga kord, kui sõidad üle kontrolljoone, võtab Vene pool juba tollialalt välja sõites teemaksu 150 rubla sinna ida poole minnes ning 150 rubla jälle kontrolljoone poolelt tagasi sõites. Juba üle 20 aasta niimoodi ning Eesti ametnikud lihtsalt vaatavad pealt ja vaikivad. Võib-olla peaks ka Eesti võtma samamoodi raha suure naaberriigi autodelt, ehk siis midagi muutub. Õigem oleks teha muidugi normaalseid kokkuleppeid, neist pole mina aga mitte midagi kuulnud. Vene pool vähendab juba 2 aastat ühepoolselt Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi vahel kokku lepitud tasuta kultuuriviisade andmist. Sisuliselt on see suhtlemine inimeste vahel, loomingulised kohtumised. Eesti pool peab nendest lepingutest kinni, Vene mitte. Kas see ebaõiglus jääbki kestma? Tegelikult peaksid Eesti Välisministeeriumi töötajad töötama nii, et oleks ka tulemusi näha. Mitte longus ei nõustuma kõigega, mis Vene ette võtab. Meie ametnike töö tulemuslikkust mina, Petserimaa eestlane, aga ei näe. On see Välisministeerium või on see Mugavusministeerium? Ma ei saa mõistetavatel põhjustel avaldada oma nime ja aadressi, kuid Eesti vastavad ministeeriumid saavad vägagi vabalt mu kriitikale vastata. Palun seda teha avalikult, et kõik kodanikud saaksid teada, millega tegeleb või ei tegele ministeerium ning selle ametnikud. See on kõik. Tänan.